Kui 90-ndate lõpus nähti õde sageli arstiabilisena, siis täna on õde iseseisev otsustaja ja ravimeeskonna partner. Just, ja õendus ei tähenda enam ammu sellist füüsilist tegevust, vaid üha rohkem on sellises tervishoiu fookuses inimene kui tervik. Ja täna me teeme selle vaikse revolutsiooni nähtavaks. Külas on värske doktor Ulvi Kõrgema. Tere tulemast kuulama saadet Õendus nähtavaks. Mina olen Kristi Puusepp. Ja mina Aleksei Koidenko. Meie saates toome õenduse töö, mõju ja mõtteviisi nähtavale. Ausalt, praktiliselt ja koos inimestega, kes seda muutus päriselt loovad. Meie tänane külaline on doktor Ulvi Kõrgema. Palju õnne sulle doktorikraadi puhul ja tere tulemast. Aitäh ja aitäh kutsumast ja tere kõigile. Ja räägime täna sinu doktori töö põhijäreldustest. 3 ajapunkti 1999 aastas, 2009, 2021. Ja kuidas õdede rolli taju, õepatsiendi suhe ning töökultuur on muutunud? Jah, täna me ei anna selliseid otseselt praktilisi soovitusi ja kaugel sellest, et mingisugust tervisenõu, aga me räägime praktikast ja töökorraldusest. Ja alustame inimesest teaduse taga. Ulvi, mis on sinu doktoritöö keskne sõnum? Ühe lausega. Kui ühe lausega öelda, siis võib-olla see, et me oleme tohutult kriitilised inimesed, aga mina oma uuringu tulemuste järgi võin öelda, et Eesti õenduse areng on olnud fantastiline. See on suisa muinasjutuline. Jah, aga kui me nüüd võtame sellise 3 versaposti, et 1999, 2009 ja 2021, siis seda viimast osa, millele sina keskendusid. Oskad sa nagu niimoodi nüüd, ja kindlasti oskad öelda, mis oli selline kõige suurem muutus? Kui nüüd ühe muutusena näiteks välja tuua? No tõenäoliselt kõige suurem muutus, mis ei ole ju meile üllatus ja mida ei saa nüüd pidada ainult minu uurimistöö tulemuseks, on see, et õdede haridustase on meeletult muutunud. Et kui esimeses uuringus olid valdavalt kutseharidusega õed, sest kõrgharidusega õdesid lihtsalt oli väga-väga vähe. Ei saanudki olla 99. Võib-olla üksikud Tartu-ülikooli vilistlased. Ja magistrikraad ei olnud, siis 2021 oli ju valdav enamus vastajatest, kuid mitte kõik, kõrgharidusega ja kui ma õieti mäletan, siis circa 14% olid magistrikraadiga. Et see haridustaseme tõus, mis ju näitab ka kompetentsi tõusu ja oskuste tõusu, et see kindlasti oli selline suur ja oluline, aga mitte üllatus, et seda me teadsime, aga samas selles valguses saab ka siis vaadata kõiki teisi tulemusi ja järeldusi, et kui 91 aastal vastasid kutseharidusega, et siis nende taust oli ju teine kui need, kes 21 aastal vastasid. Ja muidugi ei saa ka tähelepanu alt välja jätta seda, et meenutame, mis oli 21. aastal. See oli Covidi 2. aasta lõpp, 21 aasta mai oli see, kui me küsitlust alustasime, me olime teda edasi lükanud, et leida see ajaaken, kus natukenegi õed said hingata ja siis leidsid võimaluse vastata küsimustele.
Kas selle aja jooksul ka mingid muutused seaduse ruumis, juhtimiskultuuris või ka on toimunud, märkasid sa seda oma töös? Jaa, põhimõtteliselt kõik asjad on muutunud, kui nii võib öelda, siis paremaks. Et õdede koostöö teiste valdkonna spetsialistidega, nende tunnetus, et nad saavad kaasa rääkida, kõik see oli tegelikult läinud paremaks. Samas tõid õed ka välja selle, et kuigi voodikohtade arv on vähenenud ja õdede arv on suurenenud, õed hindasid seda, mida nad ise oma töökohal tajusid, siis vaatamata sellele nende töökoormus on kasvanud. Et see oli nüüd küll 21. aastal selgelt väljendus tulemusena. Aga taaskord tuletame meelde 21 aasta, mis aastad olid selja taga. Nojah, eks see ongi nii, et üks viib teiseni, et kui sa siin tõid välja alguses selle hariduse poole, eks ole, et kui on haritumad õed, siis toimuvad juba ka nendes keskkondades oma muutused lähtuvalt sellest ja toimuvad, eks ole, ka selle suhtlemis kultuuri muutus, et üsna palju oled sa kirjutanud siin ka autonoomiast, õdede autonoomiast ja et õed on ka selle autonoomia tähtsuse välja toonud, et võib-olla väiksed kommentaarid selle kohta. No nad on selgelt väljendanud seda, et nad on ise oma tööjuhid, nad on hooldusprotsessi juhid. Nad saavad ise seda kujundada, et nad ei ole ainult need, kes täidavad käske ja korraldusi, et see pool oli küll selgelt välja toodud. Samas tuli ka see välja, mitte nüüd nii väga teravalt, aga siiski, et otsene õendus ehk siis töö patsiendiga väheneb ja kaudne õendus ehk siis see, mis ei ole otse patsiendiga seotud, see jällegi suureneb, et see on nüüd küll see koht, kus on ainult statistiliselt tulemused ja mis selle sisu on, seda mina oma uurimistöö põhjal öelda ei oska ja seda tegelikult peaks nüüd edasi vaatama, et mis siis õde ikkagi teeb. Aga kus on siis õe otsustusruum on täna kõigi selge? Mis sa arvad, et me täpselt teame, et see on õe otsustada? No ma seda konkreetselt nüüd oma uurimistulemustest välja ei saa öelda, aga nad on ise öelnud, et nad on oma tööjuhid, seega siis õendusabi osutamine võin ma siit järelduse tuua. Aga ma siiski ütleks seda, et see on haiglakeskkonnas tehtud uurimus. Et ma ei vaadanud esmatasandit, näiteks koolitervishoidu või pereõdesid, et neid see ei puudutanud, samuti jäi välja erameditsiin. Et see on ainult haiglakeskne statsionaaris või siis raviosakondades töötavad õed. See on väga tähendus, see täpsustus selle pärast, et tegelikult jah, õdede roll on erinevates keskkondades on väga erinev. Et kui me räägime õe vastuvõtuteenuses, ambulatoorsest töös, kui me räägime tõesti õdedest, kes töötavad perearstide praksises koos arstidega, siis kindlasti Eesti haigla õdedele on see areng kindlasti märkimisväärne, sest ka eriarsti abi on muutunud väga palju sisuliselt ka ja patsientuuri ja haigused, millega täna patsiendid haiglas on hoopis teistsugused, mis oli 99. Et me räägime keskmine eluiga pikeneb, keskmine patsiendi vanus on tunduvalt kõrgem kui tol ajal ja palju haigused, millega täna tegelikult tervishoid tuleb toime ja õed peavad nende patsiendiga ka tulema toime, mida veel 20-30 aastat tagasi õed üldse ei pidanud tegelema. Ja muidugi voodi käive on meeletult suurem, kui ta oli 99. Enam ei olda pikalt. Ja enam ei olda pikalt. Üks patsient ei ole ühes voodis pikka aega, et
kuu aega 90ndate alguses keskel oli täiesti tavaline. Kõik me mäletame maohaavandiga patsiendid, noored mehed olid 3 nädalat oma armakiil semitidin ravil ja augutud kotlettide peal ja lõbus osakond oli see siseosakond. Ja täna on tegelikult ükski selline patsient haiglasse ei sattu, vaid keskmiselt mingi 70-80 aastane vana proua või härra, kes on multimorbiidne, väga raskes nagu väga raske tervisehäiretega on see patsient, keskmine patsient, kes on hoopis teistsugune. Ja. Sa tõid siia sisse ühe sellise mõiste, mida võib-olla me igapäevaselt ei kasuta, nimelt haiglaõde. Väga hea. Ja, et aitäh Kristi, et sa tõid seda. Palun küsi ja minul on kindlasti kommenteerida seda ja aretleda. Ja, ega ma tahan küsida Ulvi käest seda, et mis mõiste see on ja kuidas sa selle siia oma töösse tõid, et mis kaalutlused sellel olid? Mõiste on tegelikult töös lahti kirjutatud ja mul on väga paljud mõisted töös lahti kirjutatud. Täiesti teadlikult, sellepärast, et ma hakkan natuke kaugemalt peale. Seda seetõttu, et õenduse terminoloogia on ju väga-väga palju muutunud selle aja jooksul 99-ndast 21. aastani või siis tänaseni 26. aastani. Kas või näiteks õendustegevused ei ole täna enam see mõiste, mida me peaks kasutama, on hoopis õendusabi. Aga kuna küsimustik on nii pikaajaline, siis seetõttu ma kirjutasin ka need mõisted lahti, et õendustegevus selles uuringus oli tänase päeva mõistega õendusabi. Ja seal on veel üht-teist lahti kirjutatud, samuti see hoolduse mõiste, mis ka alati emotsioone tekitab, ehk siis kas ja kes teeb siis hooldust ja kas õde tegeleb hooldusega või mitte. Ja sealt ka me jõudsime selle juhenditega koos selle haigla õe mõiste juurde, et ollagi pealkirjas täpne selles küsimuses, et see konkreetne uuring on haiglas töötavate õdede kohta. Ja kuna meil ei ole haiglas töötavate õdede kohta eraldi terminid, siis pealkirjas tundus see suhteliselt kohmakas panna nagu mitu sõna ja nii saigi sinna pealkirja ja ka töösse see mõiste haiglaõde lahti kirjutatult siis, et need on need õed, keda me siis küsitleme, kes antud kontekstis on need, kes töötavad haiglas raviosakondades. Et sealt ka see mõiste haiglaõde. Ma olin üsna kindel, et sellest tuleb diskussioon ka kaitsmisel, aga tuleb tunnistada, et ma olen seda ennem ka tajunud, et õed tajuvad terminoloogiat oluliselt teravamalt ja soovivad, et need terminid oleks rohkem raamis kui kõik teised valdkonnad. Et ma ise olen mõelnud, et võib-olla see on ka see arengu etapp või et me oleme lihtsalt selles kohas, kus me tahame öelda asju väga selgelt ja konkreetselt välja, mis iseenesest on ju väga hea, et küll see vabadus meie keelde ka jõuab. Ja, aga iseenesest töö on ju ka eesti keeles ja kui ära märkida haiglaõde, siis see oleks või teebki ju selle kõik palju selgemaks ja üheselt mõistetavaks. Me siin räägime sellest pealkirjast küll, aga töö pealkiri on siis mis? Eesti haiglaõdede tagasivaade hariduse, töökeskkonna ja õenduse arengule läbi 3 aastakümne. Just, et lõpuks on ka see ära öeldud. Ja loomulikult meie kuulajad saavad seda ka interneti avaruses kätte ja lugeda täisversiooni. See on siis Tallinna Ülikooli kaudu on võimalik kätte saada meie teabekeskustes ja kindlasti ma soovitan selle pärast, et kui rääkida sellest terminist haiglaõde, siis ma olen Ulviga juba sellest rääkinud ka varem, et kindlasti see on diskussiooni küsimus
aga siiski ma jään selle võib-olla väärtuse juurde, mida ma tahaks nagu tuua välja, on see, et see on doktoritöö on tehtud eesti keeles. See on minu jaoks, no see on hindamatu väärtus. Pluss siin on kasutatud terminid, eestikeelsed terminid ja kui me täna räägime sellest, et me soovime säilitada eesti keel õenduses, siis sellised tööd peab olema rohkem, sellepärast need doktorandid oma töö tehes peavadki sõnastama meile need terminid, lahti kirjutama, et me mõistaks ühtemoodi, kui me kasutame need terminid. Et tõesti on väga hea, kui tööd kirjutatakse inglise keeles, tal on võib-olla tõesti teaduskeel on inglise keel ja noh, ma mõistan seda, et inimesed soovivad nagu teadust teha nagu rahvusvahelises keeles, aga siis ma olen ka provotseerinud kolleegi, ütlen, et aga no siis kui nii me lähme edasi, siis varsti Eesti õenduse ametlik keel võiks olla inglise keel. Siis me kõik räägime oma vahest inglise keelest ja keda kõige rohkem see puudutab patsiendi, kes ei mõista meid. Aga ma muidugi ütleks, et ka see eestikeelne, analüütiline ülevaade on eesti keeles, artiklid on ikka inglise keeles ja rahvusvaheliselt ju kättesaadavad. Ja see annab võimaluse järgmistele, vahet ei ole kas ingliskeelses artiklis või järgmises eesti keeles publikatsioonis või doktoritöös diskuteerida nende mõistete üle, mis ühes kohas on kirjas. Et see avab nagu selle võimaluse arutleda sellel teemal ja võt, see on väärtus. Ma olen ka väga nõus sellega, et muuseas inglise keeles oleks seda katusartiklit tõenäoliselt olnud oluliselt lihtsam kirjutada, sest see oleks ju siis olnud nende artiklite tekstides ja terminoloogia oluliselt vähem lahti seletada ja komisjoni esimeeski ütles, et kuidas sa sellise asja peale üldse tulid. Aga ma usun, et neid tuleb tulevikus rohkem. Ka Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöös oli mina esimene, kes eesti keeles kirjutas analüütilise ülevaate. Aga kasvatusteadustes on kirjutatud eesti keeles, et mina mõtlesin õenduse valdkonnas, õenduse teemad, et tegelikult me täna ju teame, et meil on väga suur nagu väljakutse õendusalane terminoloogia. Jaa, aga see sõltub väga palju ülikoolist, kas seal aktsepteeritakse eestikeelset analüütilist ülevaadet või mitte. Et Tallinna Ülikoolis seda aktsepteeritakse, minu teada ka Tartu Ülikool on eesti keeles lubanud üleüldse, mitte ma ei mõtle nüüd konkreetselt meie valdkonda, aga see võimalus peaks olema ja see ju mitte ainult õendus, see ju arendab teiste valdkondade keeli ka, kui nemad ka eesti keeles teeksid. Jah, aga see töö konkreetselt, siin on uuritud õdesid, Eesti õdesid, Eestis töötavaid haiglaõdesid. Ja kõige suurem väärtus ju tegelikult sellele samale sihtrühmale on see, et panna nii-öelda kokku see muutuste jada 3 aastakümne vältel, et oleks see nüüd inglise keeles, jah, ta jõuaks kindlasti vähemateni kui praegu sellisel kujul. Artiklid on kõik inglise keelsed, et siin on kõik tegelikult väga hästi kaetud, et nii teadusmaailm kui ka tegelikult see pühendamine. Ei, loomulikult, et meil on tublid õed, noored õed eriti, kes juba inglise keelega probleeme ei näe. Aga meil on kindlasti paraku on need õdesi, kes võiksid lugeda seda ka eesti keeles, kuna mõistmine on ka. Ja meil ei ole ju kvaliteetsete teadusartiklite publitseerimise võimalust eesti keeles, et kui meil oleks see võimalus, siis võiks vaadata asjale ka vastupidi, et artiklid on sul eesti keeles ja analüütiline ülevaade inglise keeles, et
see on ka täiesti okei, aga meil ei ole ju seda võimalust. Või kui on, siis väga ahtake. Aga kui tulla tagasi doktoritöö juurde, siis kui 90ndate lõpus domineeris ülesannepõhine ja formaalne suhtlus, siis 2021 kirjeldatakse, et usalduslikuma kontakti, et kas mis seda muutus nagu toiti? Ma võtsin enda selleks raamistikuks, teoreetiliseks raamistikuks sellise raamistiku nagu FOC raamistik, Fundamental of Care. Seda ei ole Eestis varem analüüsitud ja sellega ei ole tegeletud, kusjuures see raamistik on tänaseks, kui ma alustasin oma tööd, siis oli ta inglise, saksa ja hispaania keeles, täna on ta 11 keelde tõlgitud ja kõik Põhjamaad kasutavad seda. Ja selle raamistiku keskmes on patsiendi heaolu, mis siis tagatakse või mille siis järgmine fookus on õe ja patsiendi suhe, millest me ju ka väga palju oma töös rääkinud ei ole või vähemasti mitte nende sõnadega rääkinud. Ja uuringust tuligi välja see, et meie õed väga hoolivad sellest, kuidas patsient ennast tunneb ja mitte ainult tema haigusest ja sellest, kuidas tema haigus paraneb, vaid üleüldiselt terviklikust patsiendi heaolust. Ja nad väga soovivad nagu sellest vaatest patsiendiga suhelda ja seda suhet ehitada sinna peale, et patsient tunneks ennast, patsiendi heaolu oleks tagatud. Turvatunne, kõik, ohutunne, kõik. ohutuse tunne, sorry. Ja, ohutuse tunne ja. Et kogu see nii füüsiline, sotsiaalne, vaimne, kõik need pooled oleksid tagatud ja mis muidugi ka emotsiooni tekitas, oli see religioosne heaolu. Ja kuigi see on suhteliselt väike osa õetööst, siis on ta täna, ja see tuleb ka uuringust välja, on ta täna juhuslik. Ehk siis kui patsient ütleb, et viib jutu selleni, siis on see osa, aga kui ta seda ei tee, siis see võib jääda õe eest ka saladuseks, sest see ei ole nagu selline loomulik osa. Teadlikult ei küsita seda, et ja see tuleb välja sellistes elu veel ülikeerulistes hetkedest, ehk siis elulõpu hoolduses või siis väga ekstreemsetes olukordades, väga raskeste haiguste puhul. Et see tavaliselt ilmneb siis ja siis võib õde jääda ka hätta, sest tal puudub kogemus ja tal puudub see teadmine, et mis ma nüüd teen või kuhu ma nüüd jooksen. Aga mida peaks õde nagu tegema, kuhu maani nagu selles religioossuses ta oma seda abi saab anda? Tegelikult ta peaks otsima abi, mitte ise andma, isegi siis mitte, kui tal see juhtub olema konkreetne teadmine olemas. Tegelikult ta peaks otsima, kas siis haiglates on ju olemas vaimulikega kontaktid või ka lähedaste kaudu, et leida siis või ka jah, pigem lähedaste kaudu, et kes oskaks siis kuulata patsienti, ega patsient ei taha siis mingit nõu saada, vaid ta tahab, et teda kuulatakse, et see inimene saaks aru. Pigem õe osa on luua tingimused ja märgata seda, et see tekitab ju patsiendis jällegi heaolutunde ja rahulolu. Ma lihtsalt mõtlen, kuna tegemist on podcastiga õendust nähtavaks ja podcasti omanik on Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, siis ma küsiks, et kas käesoleva doktoritöö valguses on ka sul ettepanekud, kuidas muuta õppekava, mingid arendusõppekavasse tuua, et need probleemsed kohad, millega sa puutusid kokku oma doktoritöös, sina, vaid õed puutuvad kokku oma töös,
ja mida sa uurisid välja, et juba õpingute käigus toeta need õdesid. Et need probleeme neil ei oleks. No ma ei usu, et õpingute käigus me suudaksime luua sellise õppekava, mis likvideeriks kõik ühenduse probleemid, aga loomulikult sellist kultuuride mitmekesisust tutvustavaid aineid või ka võib-olla mitte õppekava aineid, vaid võib-olla selliseid vabalt võetavaid Moodle'i kursuseid võiks olla, kuhu saaks minna siis, kui vaja on. Sest sa võid ju koolis selgeks õppida palju asju, aga kui sa nendega tööelus kokku ei puutu igapäevaselt, siis sa ei mäleta neid sellel hetkel, kui need sulle vastu tulevad, aga oleks ju tore, kui sul oleks minna kusagilt seda vaadata, et saada seda abimeest. Et vast see ja võib-olla ka mõelda, see ei ole võib-olla niivõrd õppekava muutuse teema, kuivõrd õppekava elluviimise teema, et kuidas me ikkagi saaksime õdesid õpetada nii, et nad näeks patsienti kui tervikut. Et juba seda alustala hakata panema koolist, et nad ei peaks seda töö käigus aru saama, et patsient ei ole diagnoos, vaid patsient ongi inimene ja niimoodi siis läheneda sellele inimkesksele hooldusele. Jah, aga kui nüüd nagu vaadata, et sul on palju ka räägitud siin koostööst, koostöö õde, patsient ja siis õde nii-öelda kollektiiv ja kõik need siduserialad. Et kuidas sa nagu hindad või kuidas see tuli tööst välja, mis näitab kõige rohkem seda, et õde on nagu selles suhtluses partner, hea turvaline partner nii oma kolleegidele kui siis sellele patsiendile, aga mitte võib-olla graafikus nimi või ametijuhendis mingisugune ülesande täitja. See oli väga huvitav tulemus, et õed hindasid iga selle korra, selle uuringu hetkel oma koostööd teiste valdkondade esindajatega üha kõrgemalt, et see meeskonna tööoskus suurenes, aga teisipidi vähenes osakondade või siis struktuuriüksuste vaheline koostöö. Et need selline nagu suhteliselt selline, mis tekitas sellist hämmeldust, et osakonna sees on nagu parem koostöö kui osakondade vahel, et see oli jah. Millest see võib tulla? Kas juhtimiskultuuris mingid paradigma muutused või eeskujus? Ma ise panin selle, juba hea on kõik COVID-i arvele panna, et võib-olla oli suletud aeg, 1,5 aastat selleks ajaks olnud ja võib-olla sellel hetkel tõesti olid suhted kõrvalosakonnaga jahtunud, et tõenäoliselt võib see, vaatame 10 aasta pärast, mis õed siis ütlevad. Ma millegipärast arvan, ma ennustan, et siis on murrangulised tulemuste muutused. Jah, see on päris huvitav, sellepärast, et samas on, ütleme, see uuringute ja diagnostika pool ja kõik see, kuhu patsient võiks seal haiglas liikuda, ehk samamoodi on ju vaja suhelda nende teiste osakondade, teiste struktuuridega, et see on palju laiemaks läinud, aga jah, et võib-olla siin 30 aastat tagasi oldi rohkem kinnised või oleks võinud arvata, et ollakse, eks ju. Ja aga mida ma ju sealt uuringust välja ei tulnud, oli see, et kui nad ütlevad, et osakonna sees on koostöö hea, et siis kui palju seal osakonnas neid erinevaid spetsialiste on, et igas osakonnas ju ei ole
noh, a la füsioterapeuti, tegevusterapeuti, sotsiaaltöötajat, et igas osakonnas ei ole ju. Ja kui nad ei tee koostööd teiste osakondadega, siis võib-olla need teenused jäid üldse või nende spetsialistidega koostöö jäi nõrgemaks, et tavaliselt ju töötavad haiglates need sellised spetsialistid teised osakonnas, et ei ole osakondade juures. jah, see on päris huvitav. Jah, et noh, põhimõtteliselt juhtimiskultuurid on väga erinevad haiglates ja tõesti, et kui me räägime tänapäeval, siis me haiglaosakonnas on ikkagi püsipersonal on õendushooldusarstid ja siis niinimetatult grupp spetsialiste, kes siis käivadki erinevates osakondades osutamas teenused, sellepärast et lihtsalt ei ole võib-olla ratsionaalne kasutada ühes osakonnas füsioterapeuti ja siis ülejäänud aega ta lihtsalt istub ehk nagu. No mõnes osakonnas sotsiaaltöötaja on. Jah, ma olen ka kohtunud seda, et on eriti need osakonnad, kus on väga suure enesehooldusdefitsiitiga patsiendid, keda on vaja kiiresti saada edasi taastusravile isiseisva statsionaarse õendusabis ehk niimoodi, et nad toetavad seda haiglaosakonna toimetulekut, siis jah, et ma olen ka puutunud kokku, et lausa kas ühe osakonna või paari osakonna kohta on omas eraldi sotsiaaltöötaja, kes nagu teenindab need. Aga kindlasti need osakonnad, kus ei ole sellist käive, siis nad saavad siis teiste spetsialistide poolt toetatud. Aga Eestis on väga huvitavad muudatused nii Sotsiaalministeeriumi poolt erinevate projektide raames, et tõesti, et kui me jätkame käesoleva teema uurimisega ka edasi, siis isegi vähem kui 10 aasta pärast tuleb siis teha järgmine uuring ehk kas 29 või 30 on see aeg. Jah, et siis säilitada seda niinimetatud 9 lõpuga järjepidevust, aga 21 oli lihtsalt COVID-i pärast. See oli erand. Edasi lükatud. Et see tähendab see, et kui me täna on 26, siis on tõesti mõnel kolleegil on tegelikult juba võiks see teema olla täitsa. Võiks jah, sest seda küsimustikku peaks natukene arendama. See on nii liiga pikk. Nagu õendus areneb ajast. Ta on liiga pikk ja mitte kõik küsimused ei ole täna enam mõistlikud küsida ja see ei ole ka väga küsija sõbralik tollel hetkel juba ei olnud, et küsitlus peaks olema natuke lühem, et seal peaks väiksed arengud tegema, mõtlema läbi, mis on see, mille arengujoont me tahame jälgida ja mis on see, mis ära jääb ja võib-olla mis juurde tuleb, et võib-olla midagi, mis on palju olulisem küsida kui see, mis seal praegu on, et natuke peaks seda küsimustikku siis arendama see uus noor näiteks doktorant, kes seda võiks tegema hakata. Kas siia juurde võiks, ütleme nüüd selles järgmises uuringus tulla või olla ka sotsiaaltöötaja? Jaa, ühe väikese küsitluse me oma tudengite hulgas oleme ju teinud piloodi Ida-Virumaal, Kohtla-Järvel, kus meil ühes majas õpivad sotsiaaltöötajad, kes on Tallinna Tehnikakõrgkooli omad ja siis meie õed. Ja seal me küsisime esimesel kursuselt, et kui palju nad siis teineteisest teavad ja palju nad tahaksid teada sellest tööst, mida siis teised teevad. Ega nad ikka väga palju ei tea. Aga siiski väikse sellise samalaadse tulemuseni, kuigi see oli tõesti väga väikese valijate või vastajate arvuga. Me sealt ka saime, mis on teaduskirjanduses kirjas, et sotsiaaltöötajad tahaks küll koostööd teha, aga õed nagu väga ei pea sellest koostööst midagi. Mida mina peaksin, hoopis paneksin selle arvele,
tõenäoliselt õed ei tea väga palju, mida sotsiaaltöötaja teeb ja oskab, et temast sotsiaaltöötajast oleks õdedele väga-väga palju tuge ja abi patsiendile sellel teekonnal, et see on üks teema, millega peabki tegelema, kuigi sellega on tegeletud 90. aastate algusest, et võib-olla nüüd oleks aeg see siis kätte võtta ja just nimelt koostöö, mitte järgmise spetsialisti võib-olla sinna juurde koolitamine, et vaid vastastikune koostöö. No Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel praegu on väga jõuliselt arendatakse integratsiooniprojekt ehk tervisejuhte, kus idee ongi nii, see koosnebki sellest, et tervishoiu valdkonda tuuakse veel eriväljaõppega spetsialistid, kes siis toetavad patsienti, kui nad liikuvad selle terviseteekonnal, et nii arstide, õdede, sotsiaaltöötajate niimoodi vahel, et see patsient ei kukuks kuskilt, et kogu aeg oleks nagu järelevalved all. Aga see on kindlasti mõne teise podcasti teema, kuna teema on väga-väga aktuaalne ja mõjutab põendust, kuna ministeerium ka näeb seda ette, et oleks väga hea, kui see tervisejuht võiks olla ka õeharidusega, kus ma usun, et meie kõik siin, ma ei oska öelda, kuidas teie, aga mina olen sellele suhteliselt vastu, sellepärast meil on niigi õdede puudus ja veel jagada need teistele ametikohtadele. Okei, see on teise podcasti ma siiski ühe väikse repliigi siia vahele ütleks, et ma päris täpselt ei saa aru sellest, et meil on ju üks terviseteekonna juht juba olemas patsiendi jaoks ja see on pereõde, et nad ei saa hakkama. Saavad. Nad ei saa hakkama, neil on nii suur töökoormus, et tänapäeval. Nad teevad ju seda juba, et. Ja paraku kindlasti ka sellist tervisejuhti ka vajavad statsionaarsed ehk haigla õed endale kõrvale. Et ma isegi, see on see küsimus kindlasti võib-olla mõnes järgmises podcastis, kus me saame tervisepoliitika üle arutada ja kindlasti jälgige meie podcastit, siis ka kindlasti ministriga saame võib-olla arutada seda teemat, siis kindlasti see on see koht, kus me peame ikkagi teadma täpselt, et keda ta toetab, mida ta toetab, kui suures ulatuses, et praegu see kogu protsess on paraku Euroopa raha toetusel arendatakse, üks päev raha toetus saab otsa ja see kukub kogu see asi meile oma ravirahastuse peale. Tõenäoliselt ei saa ka kasutada ühte ja samasugust mudelit hajaasustuse ja linnade puhul, see on ka selge, et need on erinevad. Et need lähenemised nii suures riigis peavad olema erinevad. Nii erilises ja suures riigis palju erinevaid võimalusi. Räägime võib-olla õest kui otsustajast. Et see pool oli ka sul välja toodud ja tulnud uuringust, et õde kui otsustaja, tema otsustuspädevus on suurenenud, õed ise tunnevad, et nad saavad rohkem otsustada, aga mismoodi see on võib-olla kajastunud osakondades? Ütleme seal õde, kellel on nüüd täna rohkem teadmisi, oskusi, pädevust. Kuidas see mõjutab konkreetselt nüüd seda õde, kuidas see mõjutab seda osakonda, kuidas see mõjutab osakonna õendusjuhti ja kuidas see otsustuse kasv mõjutab või on mõjutanud arste näiteks?
Võt, ma ei ole arsti uurinud. jah, aga kuidas sulle nagu tundub, et see? Ma arvan, et üks tark arst on õnnelik selle üle, kui kõik otsused on ära tehtud, mis ei ole tema otseses vastutusalas, ehk siis õde loomulikult ei tee ju patsiendi raviotsuseid, et ja ma ei taha ka sugugi, ei tahtnud öelda ka selle tööga, et õde ei täida arsti korraldusi, selles mõttes, et ravikorraldused on ju niikuinii need, mis käivad igapäevatöö juurde. Aga seda otsustuspädevust paljude erinevate õendustoimingute üle, kuidas neid õigesti teha, mis on need uuemad lähenemised, kuidas patsient ennast paremini tunneks, mida peab üldse tegema kogu see hooldusprotsess või õenduse abi või õendusprotsess, kuidas siis nüüd öelda, kes siis kõik sinna kaasatud on. Et see on küll õdede otsustuspädevuses. Sa küsisid jube asja, et kuidas siis osakonna õendusjuht või nad on erinevate ametinimetustega, ehk siis kuidas teda mõjutab. Minu meelest ma ei ole enam insider haiglas, seetõttu ma ei tea täpselt, mismoodi seal täpselt neid asju tehakse. Aga ma julgen arvata, et see sõltub sellest, kas osakonna õendusjuht on ennast defineerinud kui õendusabijuht või kui administratiivjuht, et kus on nagu tema see rõhuasetus, et ma saan aru küll, et ta teeb mõlemat, aga kus on tema rõhuasetus, et kes ta nagu rohkem on, et noh, piltlikult öeldes, kas majandusjuhataja või ta siis on patsiendi heaolu juht sõna otseses mõttes. Et see sõltub sellest, ma millegi pärast mulle tundub, et see on erinevates haiglates ja tõenäoliselt erinevates osakondades erinev, et see sõltub sellest inimesest. Et meil vist ei ole see väga täpselt reglementeeritud, kes see osakonna õendusjuhi, mis see tema see esmane fookus on. See on väga raske teha, sellepärast see sõltub haigla suurusest ja tugifunktsioonidest. Suures haiglas, kus on väga suur tugiteenuste osakaal, siis seal osa tööd osa tööd, juhtimistööd tagabki see tugiteenused. Ja siis õendusjuhil jääb rohkem aega niinimetatud kvaliteedijuhina olla osakonnas. Aga seal, kui me võtame sellise keskmise suuruse haigla ja väiksed haiglad, siis nende põhiprobleem on see, et nad hoiavad väga korralikult kokku tugipersonali peal ja siis õendusjuhile tihti pannakse õlgadele just kogu seda niinimetatult administratiivset juhtimist, muud ressursside juhtimist ja siis sellele õendusjuhil lihtsalt puht füüsiliselt ei jää aega tegeleda niinimetatult õendusjuhtimisega. Ehk võtame need kaks sõna lahku, õendus nagu kutseala ja juhtimine. Ehk ta jääb pigem selline tervishoiujuht. Ehk siin ongi see, et kindlasti kunagi võiks arutada, et mis asi on, kes on õendusjuht. See on teema kindlasti, mis väärib isegi mõne doktori tööd. Ja kas haiglates on neid tööülesandeid ja kindlasti on, täiesti kindel, mis ei peaks olema õe täita ja õe teha, mis lihtsalt on sinna kas jäänud või pandud ja seda võiks hoopis teise eriala spetsialist teha. No me teame, et Eestis on need kokku leppimata ja hall ala tegelikult, kui me räägime arst, õde, hooldaja, teine meeskonnaliige, siis kui oleks väga selged piirid kokku lepitud, siis need alad oleks, ma ei tea, noatera laiuses. See on nüüd ideaalmaailm, kus sa minna tahad. Aga meie see hall ala on laiem kui see vastutusala.
et siis nad jooksevad sinna sisse ja tegelikult me kõik teame, et meil on õed, kes ka ületavad oma pädevusi. Ja vahest ma mõtlen isegi, et miks nad seda teevad nii mõtlemata, miks õed ei mõtle selle peale, et igal tegevusel on tagajärg ja väga loogiline oleks jääda oma pädevus piiridesse ja isegi kui keegi survestab, siis loodusteadused, füüsika ütleb, et selleks, et püsti seista, siis surve peab olema kahelt poolt ühtemoodi. Kui üks survestab rohkem, siis sa kukud lihtsalt ümber. Kuulge, aga vaadake, me oleme nagu mingi 10-15 aastat tagasi rääkisime hästi palju sellest, et arstidel on palju tööd ja osa tööst võiks õed enda kanda võtta. Tänaseks väga palju on ka juba võetud, ilmselt võib-olla võtame veel. Aga samas ongi see, et aina rohkem me räägime, ilmselt tulevikus veel rohkem, sellest, et nüüd on õed selles seisus, et nende tööst saaks ka mõni teine spetsialist võib-olla seda nii-öelda aega enda kasuks pöörata ja õel on rohkem siis võimalus nii ajaliselt kui füüsiliselt, nagu sa ütlesid, tegeleda selle tööga, milleks ta on õppinud. See ongi maailma trend, back to basic. Back to basic, just see ongi see sama FOK-raamistik, et patsiendi heaolu ja õed tegelevad sellega, võttes kaasa kõrvale kõiki teisi spetsialiste. Aga see, et tuleb juurde ja ära ei lähe midagi, et kooli kontekstist, kui mina kooli tööle tulin, siis tuli selline õpe nagu e-õppe kooli ja siis oli ühel hetkel me avastasime sellise olukorra, et oli tekkinud, tähendab üliõpilased õppisid kõigepealt e-õppes ja siis selles tavalises õppes ja nad õppisid nagu 2 korda seda ühte asja. Ehk siis kahekordselt olid kõik asjad, sest tuli e-õppe juurde, aga see tavaõppe ei kadunud kuskile. Aga selle me saime väga kiiresti kätte, sest lihtsalt üliõpilane ka ju ei jõudnud 2 korda õppida. Et siin on ka, et kui kogu aeg tuleb, kantakse ühte anumasse juurde, siis see lõpuks hakkab üle keema, et sinna ju ka lõputult ei mahu ja siis tuleks sealt nagu edasi vaadata. Et meil ei ole ju ainult hooldustöötajad, kelle poole me peame vaatama, meil on ju täna ka tervishoiusekretärid ja oli juttu siin sotsiaaltöötajad, haigla sotsiaaltöötaja on täiesti eraldi professioon ju olemas, et ja küllap on neid veel tegevusterapeudid, füsioterapeudid ja nii edasi, et seda poolt peaks natukene analüüsima, et siin oleks need õdede päevapildistused päris head, et heas mõttes, et mitte nagu kontrollida, mida õde teeb, vaid vaadata, mis ongi tema tööülesanded, et millega ta siis päeva jooksul kokku puutub. Ja hästi, ja kui üks kuulajad tahab homme tööle kaasa ühte asja, mis see oleks sinu töö valguses? Olgem rõõmsad ja õnnelikud, et meil on nii hästi arenenud ja arenev õendus. Ja selle üle peaksid õnnelikud olema nii õed, kõik teised meditsiinitöötajad, aga eriti patsiendid, sest minu meelest käivad nagu kokku sellised 2 terminit, et õnnelik patsient ja õnnelik õde, et need on nagu seotud oma vahel, et ei saa üks õnnelik olla, kui teine kohutavalt õnnetu on. Ja tänasest jäi kõlama, et õenduse areng ei ole ainult hoiak, see on professionaalse identiteeti, autonoomia, meeskonna töö.